Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, 24. septembri digitund alustab, sest et kell on 8 minutit 11 läbi. Ja mida me täna räägime? Mina olen siis saatejuht Hans Lõugas ka ja kaassaatejuht Henrik Roonemaa ja me räägime uudistest. Eelmisel nädalal jõudsid Eestisse siis tõelised mobiilimaksed. Ja alles see oli, kui Facebook blokeeris ära Varro Vooglaiu konto vihakõne tõttu, siis eelmisel nädalal selgus, et neid blokeeringuid on saanud ka teised eestlased ja väga huvitavatel põhjustel. Ja siis ilmselt jõuame rääkida sellest, miks Henrik kasutab uut vana arvutit ja Hans kasutab uut brauserit. Ja saate teises pooles räägime Elisa uuest teenusest Põnniradar, mis kõlab juba väga põnevalt, ja mõnest muust asjast veel, nii et jääge kuulama. Digitund. No nii, mobiilimaksed on Eestis. Mul oli internetis vaidlus ühe inimesega eelmisel nädalal. Mis asi on mobiilimakse? Sest kas te mäletate, kuskil 2000. aastate alguses tuli selline teenus, et said SMS-i kirjutada. Minu telefoninumber, tärn, sinu telefoninumber, tärn, summa 10 krooni ja siis kanti raha üle. Mingi salakood oli ka. Mobiilimaksed oli olemas juba, on ju. Aga ikkagi ma ütleks, et eelmisel nädalal töötasid tegelikult päris mobiilimaksed Eestisse, sest Swedbank tõi välja oma äpi, millega, tänu millele saab panna telefoni poes vastu makseterminali ja saada oma 10 eurot siis ära maksnud. See on väga huvitav, et sa sellise algatuse tegid. Minul ei olnud meeleski seda. Tõesti, aga nüüd tuli meelde, et ma ka ise kasutasin seda SMS-i põhist, on ju. Ja minu meelest selle tõi turule tol hetkel EMT, kes tegi selliseid asju. Võib-olla tõid hiljem teised ka, aga ma olen suht kindel, et esimesena tegi EMT seda. Kas see ei olnud pangapõhine, et Hansapanga oli või? Või ma ei mäleta ka. Aga igatahes selle kohta, nende teenuste kohta EMT peamajas nüüd omavahel öeldi, et see on teenus, mida kasutab arendaja ja tema 10 sõpra. Lihtsalt normaalne inimene ei hakka mingisugused tärnkood, trell 350 sinna nagu trükkima tavaliselt. Ja nüüd siis tõi Swedbank selle välja. Mis on huvitav just selle puhul, et tegelikult sinna maksete turule on ju üritanud ka mobiilioperaatorid saada. Ja nüüd on lihtsalt, see on väga nagu ajastu märk, et ma arvan, et Swedbankis isegi tõenäoliselt keegi ei pidanud, ma ei tea, Teliasse helistama. Ütlemaks, et me toome sellise teenuse välja. Vanasti tehti suuri koostööprojekte üleasutuselisi, et selliseid innovatsioone teha. Tänapäeval sulle piisab sellest, et sa tood välja ühe äppi. Võib-olla ma eksin muide, võib-olla käis seal mingi tohutu suhtlus, aga ma otseselt mingit põhjust ei näe. Miks nii? Ja see ei ole operaatori põhine, see töötab igas Androidi telefonis. Ehk siis kordame üle, kes ei ole uudiseid jälginud, see on Androidiga telefonidele, Swedbanki klientidele praegu, teised klientid seda kasutada ei saa. Tõmmake uus Swedbank 2019 Eestis, sellise huvitava nimega äpp, mis on siis selle kõrval. See muidugi vihjab, et nad kavatsevad ka järgmisel aastal Eesti turul olla, mis on meeldiv teada. See on hea teada aktsionäridel, jah. Nad ei lähe ära. Swedbank 2019 Eestis. Beta äpp, ütleme, et see on beta, nagu ma moes on. Ja sinna saab siis sisse logida oma internetipanga paroolidega ja siis tuleb välja. See äpp näitab, et sul päriselt on olemas rahakotis üks kaart, millel on see viipemakse. Ja siis see ilmub sinna äppi. Mitte kõik kaardid, näiteks on olemas krediitkaardid viipimaksega, need sinna äppi ei ilmu, ei saa maksta, kui sul on see debetkaart viipimaksega, see ilmub. Ja siis ei ole muud, kui teed aga äppi lahti, näiteks vaatad, see kaardi pilt on siin kohe ees, vajutad maksa selle kaardiga, paned vastu terminali, mitte vastu. Sina teed nii või? See on liiga keeruline. Ma tean, mis sa nüüd ütled. Räägi miks sa nii teed? Tegelikult saab ka lihtsamalt. Saab niimoodi, et kui saabub maksmise hetk, näiteks poes või restoranis, kus sul see terminal on, kus sa muidu paneksid oma selle NFC kaardi sinna vastu, siis sa pead võtma telefoni kätte ja tõesti avama telefoni. Selles mõttes, et klahvilukk tuleb maha võtta. Enamus meist, ma arvan, teeb seda siis sõrmejäljega, et paned selle oma sõrmejälje ja siis paned lihtsalt telefoni sinna kaardimakse terminali vastu. Et sa ei pea seda äppi avama või midagi nagu tegema, mitte midagi muud. See oli minu jaoks ka ikkagi esimene kord proovimist nõudis, et kas tõesti ma saan telefoniga maksta ilma, et ma üldse äppi lahti teeks. Pane lihtsalt telefon vastu ja saab. See asi vist selles, et sa saad telefonis määrata nagu vaike makse äppi, eks. Mul oli eelmine nädal veel üks huvitav olukord sellega. Ma tegin täpselt seda, et ma panin
hakkasin äppi lahti tegema maksma. Kohvi arve oli ees terminalis ja maksmise hetkel palus telefon mul siis sisse logida internetipanka. Ma seal logisin sisse minut aega. Huvitav, miks siis? Ei tea, beta on ju. Aga kokkuvõttes hästi mugav. Et see on see päris mobiilimakse. Sest tõesti, nagu me rääkisime, mobiilimakse on väga seinast seina nähtus olnud. Meil vahepeal oli siin selline teenus, kus telefon, ma ei tea, kas sa mäletad, oli siuke teenus, et telefon andis ultraheli või mingid inimkõrvale kuulmatu helisignaale kassaaparaadi küljes olevale kastile. See oli mingi Eesti startup, mis seda tegi. Ja. Siis olid QR-koodiga maksed muidugi, mida tegi vist Tele2. Siis on Telial on ju siiamaani väljas see M-tasku äpp, millega saad maksta jällegi QR-koodi põhiselt. Kuigi M-tasku point on laiem. M-taskus sa saad kliendikaardid panna, mida seal Swedi äpis ju ei ole, et Swed on ainult maksmiseks. Aga see on väga lai spekter ja tõesti lõpuks on seisnud selles, et mis see kasutajakogemus on. Et kas sa pead vaatama, et kas seal kassa kõrval on mingi kast, mis kuulab helisignaale või on QR, mingisugune kleeps või ei ole. Et selles mõttes on see Swedbanki mobiilimakse on väga õigel hetkel nüüd olemas, sest et Eestis kõik enamusu terminalid toetavad seda viipemakset. Ja, see on ka huvitav, et jällegi väga hea on siin nagu saadet teha, et sa tood neid näiteid, mis mul endal üldse meelde ei tule, et see sama see kastike, eks ole, mis ma ei mäleta, Peipi või mingi selline nimi oli tal. Nii et aastaid ju üritati tuua Eestis tõesti turule neid selliseid, no ma nimetaks neid vaheteenusteks. Et kus kõik saavad aru, mida me tahame teha. Me tahame telefoniga maksta. Me tahame panna telefoni kuhugi vastu, käiks piiks, oleks makstud. Aga teatud põhjustel, kas tehnilistel või organisatsioonilistel, me ei saa seda teha, eks ole. Ja see on hästi paljudes teistes valdkondades ka niimoodi, et siis tuuakse mingisuguseid vaheinnovatsioone turule. Ma isegi arvan näiteks, et võib-olla elektriautod tänapäevasel kujul on selline vaheinnovatsioon, et me kõik saame aru, mida me tahame. Me tahame ilma selle bensiini ja diisli ja tossu ja vinguta sõita. Aga on teatud hulk probleeme, eks ole, need autod on rasked, akud, laadimine kestab kaua, laadijaid ei ole, kõik see. Et, ja see piirab tema lõplikult massidesse minekut ikkagi, sest inimestel on selline ebamugavus sees, mida osad niinimetatud need early adopterid on nõus taluma, aga 90% elanikkonnast iialgi ei ole. Ja see, me oleme õigel teel, aga et see teenus läheb massidesse siis, kui ta on ikkagi selline nagu ta peab olema, et see vaheetapp elatakse üle. Ja siis tihtipeale on ka niimoodi, et need vaheetappi firmad kaovad ära. Et nad viivad siin nagu poolele teele, aga siis tuleb keegi ja teeb päriselt ära. Ja see on see vaidluse küsimus, mis Tesla ümber käib, et nad on meid poolele teele viinud, eks ole, aga et kas nad suudavad konverteeruda ka sinna uude maailma tulevikus või suudavad, seda saame näha. Et nende maksetega ongi täpselt samamoodi. Me kõik saime aru, et me tahame teha niimoodi, aga nagu praegune kogemus näitab, siis tal on šanss massides tööle minna ikkagi siis, kui tuleb keegi Swedbanki sugune, Swedbanki suuruse jõuga ettevõtte või näiteks Apple, kes on oma selle Apple Pay teinud on ju, ja toob turule. Siis ta hakkab alles nagu päriselt tööle ja mina arvan, et see teenus on valmis täna selleks, et ta võiks hakata päriselt massides tööle. Ja ainukene suur aga on jäängi veel iPhone'i omanikud. Kui iPhone'is ei saa teha makseid ühegi teise teenusega läbi selle viipe, NFC kiibi, ainult Apple lubab enda Pay'ga teha. Ja nüüd on küsimus, et mille taga see on, et Eestis ei ole Apple Pay'd. Kas ei ole pangad olnud selleks valmis? Millest on väga loogiline, et pangad tahaksid nüüd oma turu vallutada oma Swedbanki maksega. Vot, Soomes on, et kas see Apple'i taga on see asi, et Eesti on liiga väike turg, võib-olla on niimoodi. Igatahes see, millest me praegu räägime, see on siis Androidiga telefonides, milles on NFC kiip. Ja üks huvitav detail veel selle Swedbanki mobiilimakse puhul, kui tavaliselt on selle viipekaardi makse limiit 25 €. Turvapõhjustele, et ma võtan sinu kaardi ära ja hakkan aga piiksutama, PIN ju ei küsita. See on turvapõhjustele 25. Siis äpis on see 150. Mis on väga palju suurem ja sellel on väga hea põhjus. Nimelt see äpp ei luba seda teenust üldse käivitada, sa ei saa üldse seda värki üles seada, ilma et sul oleks telefonile ekraanilukk peal. Täpselt. Äpp, sa teed seda setupi läbi, siis äpp ütleb, et kuule, ma on vaja ekraanilukku. Ja alles siis saad, ehk et see on lisaturva garantii, kui ma võtan sinu telefoni ära, ma ei saa sellega ostma minna, sest ma ei saa sinu telefoni teha lahti, ma ei saa avada seda telefoni, see tõttu see limiit on ka nii palju suure. Ja see on väga mõistlik, sest 25 € kaardiga oli umbes 3/4 kõigitest maksetest kattis ära, veerand maksetest tulee pinni, aga nüüd su 150 €, ma arvan, et see katab 99% maksetest, et sa harva ostad kaardiga midagi rohkemat. Ja, nii et ühesõnaga praktiline kokkuvõte, Swedbanki kliendid võivad minna, tõmmata endale selle uue äpi, mille nimi oli Swedbank Eestis 2019 või midagi sellist. Hästi lihtne on seda üles seada, paar ekraanitäit küsima või paar nuppu on, kuhu tuleb vajutada ja saate hakata maksma. Aga meie lähme pausile.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Me läheme digitunniga edasi ja väikse pausi ajal tuli meil juba kuulaja küsimus, et kui see mobiilimakse on selle äpis, selles imeliku nimega äpis, kas siis raha võetakse maha oma mobiiliarvelt? Vastus on ei siiski, et see on kõik seotud sellega, et tarvitakse ühe panga klient ja sellelt panga kontolt, millega on seotud teie pangakaart. Ja peab olema füüsiline pangakaart rahakotis ka olemas. Siis saab selle sinna äppi nagu lisada. Läheme edasi Facebooki uudistega. Ja need puudutavad jällegi seda, et Facebookis on toimunud muudatused selles osas, et... Vist on toimunud, aga me ei tea. Meile tundub. Me teatud märkide järgi me saame oletada, et vist on toimunud mingid muudatused. See on tükk sovetoloogia, nagu uuriti raudseerside tagant, mis toimub Nõukogude Liidus mingid fotod ja uudiste järgi. Ja nüüd vaatame meie Facebooki sellise toimimise järgi, et mis seal on tehtud. Ehk siis mitmed Eesti inimesed on saanud Facebookilt keelu ja nii-öelda eemaldatud lühemaks või pikemaks ajaks Facebooki postitamisest. No, kes siin on? Näiteks Keiti Vilms, kes on tuntud keele uuendaja ja edendaja. Aga mitte keele edendamise pärast ei saanud keeldu, vaid tema siis põhjus oli see, et ta avaldas Instagramis ühe pildi, kus oli vist näha, see oli pilt ühest sarjast, kus oli liiga palju alastust. Sealt sarjast Instagrami see pilt kadus selle Instagramist ära ja tema Facebooki konto pandi ka kinni. Lihtsalt mõneks ajaks. Siis oli luuletaja nimega Kontra, kes sai Facebookilt hoiatuse ühe vana asja eest, mitme aasta vanuse postituse eest. Ja Facebook automaatselt tsenseeris selle postituse, mis seal täpselt oli, Kontra ei avaldanud, seda ei ole võimalik lugeda ka. Siis on üks disainer Juha Kalvork tuntud Jube Ussi nime all, tema sai keelu 5 aastat tagasi tehtud postituse eest. Mis seal oli? Seal oli mingisugune, Facebook pidas vihakõneks seda juttu, mida ta seal esitas. Ja jällegi pandi temale siis keeld peale mõneks ajaks. Siis on saanud jalgratturite grupp, kus arutati tavalisi selle elu põhiküsimus üle, auto versus ratas üle. Facebook arvas, et siuke arutelu on vihakõne edendamine sobimata. Võib-olla arutelu läks ka väga kirglikuks. Aga ei öelnud, et see oli väga ropendati või solvati. Lihtsalt on üha rohkem, iga nädal tuleb märka selle kohta, et Facebookis on midagi seal tuunitud. Jah, just ma arvan, et see on väga hästi sõnastatud sulle, et midagi toimub. Et see, midagi on põhimõtteliselt muutunud, seda me oleme näinud siin terve suve, kui Facebook on asunud kinni panema, panid selle kuulsa Alex Jones'i USAs kinni ja siis nad panid neid uhuu-doktorite ja mingid alternatiivsete faktide elustiili meditsiini saite kinni ju 100 tükki või rohkem. Et oli näha, et Facebook on ikkagi põhimõtteliselt otsustanud sekkuda selle sisu modereerimisse, mis Facebookis on. Neil oli aastaid oli see jutt, et me oleme platvorm, me ei tea midagi. Me pakume inimestele võimalust avaldada oma mõtteid ja kui kellelgi on probleem nende mõtetega, mida need inimesed avaldavad või nende sõnadega, siis tuleks pöörduda nende inimeste poole, mitte meie poole. Me oleme siin lihtsalt üks selline blank, sellise platvorm versus kanal vaidlus, mis siin aastaid käis. Ja ma arvan, et eelkõige USAs nende valimiste ja lekete ja mõjutamise pärast on surve Facebookile nii suureks läinud, et nad tunduvad olevat vaikselt otsustanud, et nad hakkavad ikkagi tegelema sellega, et mis on see sisu. Ja neid inimesi agressiivsemalt blokeerima, kes nende arvates või mingitele nende reeglitele vastavat sisu nagu ei postita või kes rikuvad mingisuguseid reegleid. Ja see kõik ongi, ma räägin väga uduselt, aga see ongi väga udune. Ja see on ka selline, et inimene ei saa reageerida sellele, et võtta ühendus kliendi toega. Et miks te nii tegite? Ja ma palun, nagu, et ärge tehke nii, kuna need on eksitused. See tundub olevat automaatne või vähemalt mingil määral automatiseeritud. Ja kusjuures teine asi, mis seal veel küljes võib olla, on ikkagi see, et iga üks Facebooki lugejana saab teatud postitusi nii-öelda raporteerida. Saab tõsta seal lippu püsti ja öelda, et kallis Facebook, vaadake siia, et mulle tundub, et siin käib küll üks õudne viha õhutamine näiteks või midagi sellist. Või et see minu arvates on sobimatu postitus. Ja põhimõtteliselt saab, jällegi ma ei tea, kuidas see on Facebookis lahendatud või kuidas nad seda probleemi on lahendanud, aga põhimõtteliselt saab polariseerivaid postitusi niimoodi maha võtta. Sa saad pommitada selle surnuks, et kui on näiteks, ma ei tea, näiteks selle jalgratturite grupi, mis seal päriselt toimus või ei toimunud, aga näiteks võib minna autojuhtide grupp, eks ole, ja hakata massiliselt raporteerima. Et kuulge, siin aetakse viha juttu. Ja siis see automaatselt peaks jõudma Facebooki radarile, kes siis hakkab vaatama seda või äkki algoritm paneb alguses igaks juhuks kinni.
Me ei tea väga täpselt, kuidas see must kast toimib ja see on probleem iseenesest. Aga selge on see, et see on läinud palju hõlpsamaks kinnipanemine, sest ma küsisin ka Terviseametist paar küsimust, kes lasi sulgeda MMS-i gruppi Facebookis. Et kaua siis võttis, kas oli veenda vaja Facebooki ja Terviseameti pressiesindaja vastas mulle, et nende maja sees võttis see küll aega, arutasid seda, aga Facebooki läks nendelt ainult üks taotlus. Ja nendel oli ka argumente, et põhjendada, aga polnud vaja midagi. Üks taotlus läks ja Facebook hindas seda ja pani kinni. Ehk siis Facebookis on see, nagu nad on võtnud seisuga, et me rohkem nüüd sekkume. Ja milleni see viib, see on iseenesest, ma arvan ikkagi päris huvitav. Ma lugesin Twitterist ka, keegi väga tabavalt oli arutanud selle üle, et kui tema saaks Facebook, kui tema Facebook paneks näiteks tema konto kinni mingisuguse, no ta ei ole inimesega, kes tegeleks vihakõnega, ta ei ole selline inimene. Aga et näiteks mingi sarnase pisikese väikse asja pärast, mida sa oled 5 aastat teinud, et huvitav, et kui Facebook paneks mu konto kinni, kas ma üldse viitsiks seda nagu jamada, et see taas avataks? Äkki ongi hea. Et see on üks lähenemine ja see võib olla täiesti adekvaatne. Ma ise mõtlesin ka enda puhul, et kui nad paneks selle kinni, äkki olekski hea. Äkki ma saaks sellest vaevast lahti, et nad ise ei luba mind enam enda juurde. Natuke kui märtri või kangelase tunne tekib ka, et mind visati Facebookist välja. Ma olen nii kõva mees. aga ma arvan, et see laiemalt see probleem ei ole ära kadunud, vaid ta on nüüd lihtsalt teisenenud, et enne meil ei olnud mingisugust kontrolli selle üle, mis Facebookis oli. Ja oli selge, et meil ei ole mingisugust kontrolli või et Facebook ei sekku sellesse, eks ole, et kui me tahame, kui sina kirjutad minu kohta halvasti, ma pean sinu vastu politseisse minema. Nüüd on meil tekkimas tunne, et mingi kontroll siiski on kellelgi kusagil, eks ole, midagi justkui nagu saaks teha, aga õudselt segane on. Et mis on siis, mis alustel praegu keegi lubatakse Facebooki või lubata või mida võib seal kirjutada või mida ei või, et selline natuke hirmu tunnenguga, et sa mõtled võib-olla iga sõna üle, mis sa sinna kirjutad. Nii et saab näha, kuidas see asi edasi areneb. Selge, meil on veel 1,5 minutit aega. Kas sa... Räägime arvutist järgmises saates, aga ütle mulle 1 minutiga, mis asi on brauser nimega Brave, mida sa kasutad ja kas see nõuab sinult suurt vaprust? Sirvin uut vaprat brauserit. Katsetan seda, et kas toimib selline natukene nagu maailma tuuleveskitega võitlemise organisatsiooni mõte, kes tahab ehitada valmis brauseri, kuhu on sisse ehitatud reklaamikeeld, reklaame ja ühtegi mind jälgivad küpsist see brauser ei aktsepteeri. Aga selleks, et internet päris katki ei läheks, on siin ehitatud selline siis eelarve. Ma saan sinna raha sisse kanda, näiteks kuu eelarve, ütleme, ma ei tea, 20 eurot või dollarit. Ja siis see brauser annab mulle kuu lõpus aruande, et sa külastasid näiteks 20% oma kuu külastustest seda kirjastajat veebisaiti näiteks. Ja kas me anname selle 20% sinna kuu eelarvest sellele saidile? Annetame, palun. Ja 5% sinna ja edasi, et sa siis ma maksan asjade eest, aga mitte seda, et mul on nagu inglise paywall, et mul on piletiga saan sisse, vaid ma vabatahtlik annetus selle põhjal, mida ma siis külastan, aga reklaami ei vaata. Kas see brauser töötab ka? Eksperiment mul käib veel ja kui mõnus see on. Aga mis sinu eelarve siis on palju Eesti sisutootjad või saavad oodata, Ants Lõuga? Ma sain $25 on nagu, kui sa hakkad sellega liitud, siis on nagu kohe arvel, et ma esimese $25 jagan laiali. $25? Jah, kohe. Trikk on selles, et see pole kohe dollarid, vaid seal on väiksed tokenid mängus, krüpto. See ka veel. Aga sa saad ikkagi päris rahaga maksta ja see peaks jõudma kohale. Ehk siis kuulake edasistes saadestes, et kellele ma maksin nagu palju. Aga me läheme siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja nüüd me oleme saanud omale stuudiosse ühe külalise. Kertu Elisast. Ja me räägime märksõna võib-olla lapsed. Aga võib-olla ei ole ka, sellepärast, et kes iganes võib neid asju kasutada, millest me räägime. Ja esimene asi, miks me siin kutsusime siia, on uus startup või Elisa teenus nimega Hoopi. Kumb ta on? Mõlemad. Startupi nimi on samuti Hoopi ja teenuse nimeks sai siis Hoopi by Elisa. Hoopi, ütleme, kui sa ei teaks, mis see on, siis mul tuleb silme ette kohe see hüppenöör. Aga midagi treeninguga seoses, aga tegelikult ei ole ju päris see. Ei, tegelikult ei ole. Me jätsime täitsa teadlikult startupi nime sisse, sellepärast, et startup on antud teenusega päris pikalt vaeva näinud ja tegeleb endiselt on see teenus ikkagi 2 peale tehtud nendega ja Elisa
võtab hea meelega uusi startup'e oma tootearenduse juurde. Aga teenus ise siis on mõeldud lapsevanematele, kes sooviksid soodustada lapse heaolu ja intellektuaalset arengut nutimaailmas. Ehk siis me tegime uuringu ja oleme tegelikult päris mitmeid selle alaseid küsitlusi ja lapsevanemad toovad välja, et nad tunnevad muret, kui palju nende laps nutiseadmes aega veedab. Väga levinud teema, mul tuleb meelde, et muide sel laupäeval üks fond kutsus üles tähistama ekraanivaba päeva. Täpselt sama eesmärk, et mitte liiga palju veeta aega ekraaniga. Aga mida see siis see Hoopi startup on välja mõelnud selle vastu? Meile hästi meeldib ja me leidsime sellise ühise konsensuse selle startupiga, et oluline ei ole mitte ainult aeg, mida nutiseadmes veedetakse. Ehk siis me ei peaks ainult vaatama mitu tundi või mitu minutit laps nutiseadet kasutab, vaid eeskätt seda, millega ta seda nutimaailmas veedetud aega sisustab. Ehk siis see rakendus annab lapsevanemale mõeldud äpis ülevaate sellest, millega laps oma nutiseadmes tegeleb. Ehk siis lapsevanem saab iga päev vaadata, kui palju lapse nutiajast moodustavad erinevad tegevused. Ehk siis ta näeb, kui palju laps ennast näiteks mingit mängu mängima unustab versus kui palju ta tegeleb harivate tegevustega. Seejuures ei ole ta lihtsalt selline kontrolli ja ülevaate lahendus, vaid annab pigem lapsevanemale ja ka lapsele vihjeid, mida veel nutitelefoniga teha võiks. Ehk siis mis need vihjed on siis, et külasta Wikipeediat või? Jah. Tegelikult see on täiesti aus küsimus, sellepärast et lapsevanemad ise on ka välja toonud, et ega nad ei teagi, nad teavad, et võiks midagi ägedamat või midagi arendavamat laps selle telefoniga teha, aga mida ei jõua ju ise otsida ja kogu aeg silma peal hoida. Ja seetõttu siis selle startupis, kellega me koostööd teeme, üks osa ongi arendajad, kes teevad seda äppi, aga teine osa on kasvatusteadlased, kes ütlevad, milliseid harivaid lahendusi antud vanuses laps võiks siis kasutada. Ja lapsevanem ja laps saavad iganädalaselt uusi soovitusi, et tead, vaata seda lahendust, vaata seda rakendust ja nii edasi. Kuni selleni, et vastavalt lapse vanusele küsib rakendus lapselt nuputamise ülesandeid. Ütleme, et lapsevanem saab määrata, et mingid äpid on lapse telefonis täiesti keelatud, sellepärast, et ta ei ole nõusolekut andnud või nad on teinud lapsega omavahelise kokkuleppe antud teemal, aga mingid on lubatud. No näiteks need, milles laps siis tihtilugu ennast unustab, mingid mängud näiteks. Aga enne nende mängude mängimist küsib see rakendus lapselt nuputusülesandeid. Ehk siis ta on kombineeritud meelelahutus haridusliku poolega. Kui sa ütled, palju on 2+2, siis saad minna kolja tapma. Just. Umbes niimoodi, jah. Kuidas see Hoopi puhttehniliselt töötab? Et selle tegemiseks, mida sa kirjeldad, peab ta saama ikkagi suhteliselt nagu kõva juurdepääsu telefoni kõhule, sellele sisemusele, mis seal toimib, eks ole? Jaa, täpselt nii ongi. Ehk siis meie näeme, et tegelikult, kui lapsevanem lapsele soetab telefoni, siis selle Hoopi rakenduse kasutamine peaks olema üks osa sellest kokkuleppest, mida laps võib hakata telefoniga tegema. Minu jaoks on see justkui nagu iga teine valdkond, milles lapsevanem peaks last suunama. See tähendab seda, et kui lapsevanem annab lapsele lihtsalt käärid kätte, ta hakka nüüd meisterdama, siis seal võib päris palju õnnetusi juhtuda. Aga pigem peaks lapsega koos seda tegema. Samamoodi seda äppi siis installides. Esmalt lapsevanem peaks selle äpi lapse telefoni installima ühekordselt. Seejärel oma telefoni, siis on nad omavahel seotud ja selle installimisega annab lapsevanem siis telefoni õigused äpile üle, mis tähendab, et tegelikult oma telefonist saab ta hakata lapse telefoni juhtima. Aga siis see äpp on ikkagi lapse telefonis nii kõvasti sees, et laps sellest kuidagi mööda ei saa või? Et kas ta saab häkkida või ta saab otsustada, et ei, ma ei taha seda kasutada? See on tehtud ikkagi lapse jaoks keeruliseks, et seda äppi deinstallida. Küll aga mina ikkagi panen lapsevanematele südamele, et see peab olema jällegi osa kokkuleppest.
selleks, et seda nutitelefoni kasutada, on meie kokkulepe, et sa kasutad selles ka seda Hoopi lahendust. Sellepärast, et päris häkkerikindlaid lahendusi ei ole. Ja me teame, et tänapäeva nutikad lapsed võivad ka koodi kirjutada jupi, kui vaja on. See on muide päris hea viis, kui sa tahad kasvatada seda väikest inseneri et siis pane talle siuksed keelud peale. Ja, mingit sarnast asja teeb ka Google, neil on see Family Link teenus. Ma ei tea, kas sa oled kursis sellega, kuidas need erinevad üksteisest? Alustades sellest, et Family Link on küll tasuta. Ja päris paljud on sinna valdkonda läinud ja eeskätt just keelamise kontekstis. Ehk et lapsevanemale antakse võimalus võtta kontroll, keelata, seada reegleid, aga sellele lisaks tahaksime meie näidata teed siis pigem sellist arengut toetavate tegevuste näol. Ehk mitte ainult keela ja käse ja pane ööseks telefon lukku, vaid aita lapsel seda vahendit, nutitelefoni kasutada kui vahendit. Et me isegi uurisime hästi palju erinevaid välismaal tehtud uuringuid ja selgus see, et ega lapse keelamine ainuüksi ei päästa selles suhtes, et need lapsed, keda keelatakse ja kes kasutavad vähe või ei kasuta üldse nutiseadmeid, ei ole tegelikult õnnelikud, ei ole, nende sotsiaalne areng on pärsitud ja nii edasi. Ja need lapsed, kes kasutavad siis üleliigselt, samamoodi. Küll aga selle õige balansi leidmine on oluline. See on jah, kuidagi nagu mõnes korduv jutt, mille alati tuleb üle rääkida, et siis kui juba tulid meil, ma ei tea, koolidesse arvutiklassid või kui juba arvutid hakkasid internetis Eestis levima, ikka oli sama jutt, et siis paneme keelu peale, sa ei saa seda kasutada, et see on lahendus. Ja tegelikult see on lihtsalt sa Januselt võtad topsi ära, aga ta otsib muu viisi, kuidas saada seda juua. Aga see Hoopi on tasuline teenus, et selle äpi kasutamine maksab vanemale või? Ja, see on tasuline teenus, selle kuutasu on 3,99 kuus ja selle kuutasu eest siis on võimalik kasutada 2 äppi, nagu ma rääkisin. Üks on siis lapse telefonis, teine on lapsevanemale. Eks lapsevanemal on see mugavus, et ta ei pea lapse telefonis käima neid seadistusi tegemas ega lapse telefoni tema käest füüsiliselt ära võtma, vaid oma telefonist saab ta siis ülevaate, mis laps on teinud, aga ka juhtida vajadusel seda telefoni. Töötab Androidiga telefonides? Ja, hetkel siis Androidiga telefonides ja kohe pea ma ütleks, et nädalate küsimus on see, et lapsevanemal võib olla ka iOS telefon. Aga iOS ei saa ju niimoodi lukku panna? Ei, lapsel ei saa olla iOS operatsioonisüsteemiga telefon. Laps peab Androidiga olema. Laps peab Androidiga olema. Sest Apple ei luba niimoodi arendajaid ligiga, nii nagu Google lubab sinna telefonile. Okei, aga ma korra küsin üle selle, et sa ütlesid tasuline teenus, aga kas see on nagu Elisa kliendi teenus, et see ei ole, on või ei ole, või see on startup pakub seda kõigile? Ei, see on koos startupiga tehtud teenus, mis tähendab, et see on kõikide operaatorite klientidele. Ehk et ainult Elisalt tuleb arve, kõik muud teenused võivad olla ka mujal operaatori juures. Selge, aga meil on aeg teha see väike paus ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No nii, lähme tehnoloogiatunniga, digitunniga edasi. Ja nagu ikka, Kertu Riisk on meil Elisast stuudios ja me rääkisime sellest, et kuidas võiks lapsevanemad suhelda lapsega selles osas, et mis nad ekraani peal teevad. Aga üks teine teenus on ka, miks me Kertul on täna stuudios. See on siis, selle nimi on põnniradar. Natuke on ühemõttelisema nimega teenus vähemalt. Ma saan aru kohe, et mul on radar, mis hakkab piiksuma ja näitab, kus on lähetuses põnnid. Kust see tuli siis nüüd selline asi, vajadus selle järgi? Ja mis asi see on? Ja, tegemist on positsioneerimisteenusega ja vajadusest saime aimu siis, kui me teeme turule Elisa lemmikloomteenuse, mis võimaldab siis lemmikloomi positsioneerida ja aru saada, kus su koer parajasti siis jookseb. Ja lemmikloomast tegelikult on ju samasugune, et on ka mõni väiksemat sorti. Lemmikloom, jah. Ja reaalselt kliendid hakkasid pöörduma meie poole ja rääkima sellest, et nad õmblevad lemmiklooma seadme lapsele jope sisse ja nii edasi. Aga meie küsimus oli, et huvitav, et tegelikult ju internet on täis selliseid laste kellasid, et miks nad siis ei kasuta neid. Ja saime klientidega kokku
rääkisime nendega ja selgus, et klientide peamine murekoht on see, et internet on küll selliseid radareid, mis positsioneerivad nende lapsi täis, aga nad ei tea, millist valida. Sellepärast, et valik on liiga suur. Hiina tootjaid on sadu ja nad ei tea esiteks, kui suur see on, millisena see lapse käe peal välja näeb, kas see üldse toimib Eesti võrgus ja nii edasi. Ja siis, kui nad lõpuks selle kuskilt beebipoest kätte saavad, siis nad ei tea, millist SIM-i sinna sisse osta, milline sinna üldsegi sobiks, kas see on optimaalse hinnaga või mitte. Ja mõtlesime, et okei, et aga teeme selle asja siis kliendile lihtsamaks. Testisime ise 100 sellist radarit läbi ja siis valisime välja need, mis töötasid kõige paremini. Ja tegime sinna sisse teenuse, mis on siis reaalselt SIM-kaart, mis käib lastekella sisse, mis annab lapsevanema telefonis olevale äpile märku, kus kohas laps asub parasjagu ja annab ka märku siis, kui laps on selle lastekella käe pealt ära võtnud ja mis on äge, on see, et sellega saab ka helistada. Ehk et kui esimese hooga me mõtlesime, et laste vanemate jaoks on kõige olulisem last positsioneerida, et nad küll arvavad, et nad teavad, kus laps olema peaks, aga tahaksid seda meelerahu, siis tegelikult kui lapsevanematega sellest teemast rääkida, siis üle 70% vastanutest ütlesid, et nende lapse hoiu või haridusasutuses on nutitelefonid juba keelatud. Mis tähendab seda, et nad ei saanud oma lastega ühendust. Näiteks igaks juhuks oleks hea, kui lapsel oleks võimalus ka lasteaias ju lapsevanemaga ühendust võtta, kui midagi juhtub või ma ei tea, tahab midagi küsida. Aga seda võimalust ei olnud ja seetõttu me lisasime siis ka kõnevõimekuse, mis tähendab seda, et nagu Knight Rideris kunagi laps tõstab siis käekella enda juurde ja räägib sellesse kella ja lapsevanem siis saab lapsega suhelda. Mina olen suur nende kellade fänn, et ma olen ise vist aasta otsa neid kasutanud ja ma täiesti saan aru, et on teatud hulk inimesi, kes ei viitsi jamada sellega. Et nagu mina, et tellida AliExpressist kella, seda esindusse, siis paned sinna selle SIM-i, siis niimoodi saab odavamalt. Vaatad teie hindu, et niimoodi, need hinnad ei ole ka kõrged, eks ole. Et põhimõtteliselt sa saad ju, mis see kella hind on teil mingi 80-90 eurot on ju. Jaa, 79. Ja et kes viitsib ise teha, saab 4 korda odavamalt on ju. Aga sul on potentsiaalselt jällegi sa mõtled, kas sa tahad selle säästetud mingi 60 euro pärast, et sul on mingid garantiiküsimused ja kõik sellised asjad, eks ole, et kas see on nii suur raha või ei ole. Aga põhimõtteliselt need asjad töötavad super hästi. Ja eriti oma selle hinna ja hinna kvaliteedi suhe on meeletult hea. Ja need on üsna lihtsalt kasutada, et ma siin just paar nädalat tagasi õpetasin 3-aastase seda kasutama, ei ole mingit probleemi, helistab mulle, võtab kõnesid vastu. Okei, seal on andmeside sees ja kõnevõimalus. Jah. Ja ei ole ohtu, et ta kasutab limiidi täis ja kuu lõpus ei saa temaga ühendust või midagi sellist. Ei, see väike kell kasutab nõnda vähe internetti, et seda ei juhtu. Ja teine asi on ka see, et senimaani ei olnud sobilikku paketti, et võisid kuskilt Hiinast tellida endale seadme, mis võis küll olla odavam, aga meie testide järgi ei pruukinud nagu toimida nii hästi kui võiks, aga ei olnud seda optimaalset paketti sinna sisse ja tihti lugu klient pidi maksma natukene nagu Ferrari eest, millega õuealal sõita. Ja nüüd me tegime võimalikult soodsa paketi sinna sisse, sest et nagu öeldud, ta ei kasuta palju internetti tegelikult see seade, samamoodi ei kasuta palju kõneminuteid ja see positsioneerimine peaaegu olematu on. Okei, aga aku saab tühjaks. Aku kestab umbes päevakese minu meelest nendel kelledel ikkagi kestab. Ja teine asi on see, et see on selline kasvatusfilosoofiline küsimus, eks ole, et kas sul lapsel peab see hommikul kell 8 läheb lasteaeda ja õhtul kell 6 tuleb, et kas tal peab see kogu aeg olema sisse lülitatud käe peal igal juhul. Näiteks meie ei kasuta niimoodi. Me kasutame need siis, kui lapsed on hoovis näiteks üksi mängivad. Igaks juhuks või kes tuleb pissihäda kellelgi, siis saab helistada või ma ei tea, kukub põlve veriseks on ju. Või pluss sa näed tõesti ise, kus ta on. Mul ei ole vajadust olnud. Teine asi on näiteks suured üritused. Et eks ole, laulupidudel kogu aeg öeldakse, et väike maimu ootab oma isa ja ema kuskil seal tuletorni juures on ju või kuskil. Aga et siis isa ema leiavad väikse maimu ise üles kusagilt. See on jälle selline igaks juhuks asi. Pigem ta meil on selline igaks juhuks kasutuses. Need on riiuli peal. Kui vaja on, siis pannakse käe peal, aga ma kogu aeg ei hoia. Ja Saksamaal muide keelati ära. Ja keelati ära sellepärast, et on nendes kellades, ma ei tea, kas teie kellades ka, aga ma arvan, et on see vaikse pealtkuulamise režiim. Et sa saad sellele lapse käe peal oleve kellale öelda, et helista mulle. Aga seda lapse pool kõlarit midagi tööle ei panda, et kell ei lähe põlema ka. Et sealt poolt ei saa aru,
et kõne on püsti. Kas see funktsioon on ka nendes põnniraadades? Aga tegelikult on kõne püsti lihtsalt kuulata, et mis ta seal lapsehoidjaga teeb või kas õpetaja karjub ta peale või. Aga Saksamaal öeldi, et see on julm privaatsuse rikkumine, seetõttu need seadmed keelati ära. Meil on valikus 3 erinevat lastekella. Ühel nendest on selline funktsionaalsus olemas, aga me testisime. Tegelikult selles väikeses seadmes olev kõlar ikkagi päris seda õpetaja juttu kinni ei püüa ja ta püüab heal juhul sellist omavahelist juttu, kui sa väga käe lähedal räägid. Et jah, see on olemas funktsioonina ühel kellal, 2 mitte ja 2 ka sellepärast on ta ära võetud, et seda privaatsust kaitsta. Aga ma arvan, et see on ka selline asi, mis on lapse ja lapsevanema omavaheline kokkulepe. Et kui lapsevanem ostab sellise seadme, siis mõistlik on kokku leppida, kas ta kasutab seda funktsiooni ja mis tingimustel ta võiks kasutada seda. Võib-olla ainult juhul, kui minu meelest on ka okei, tegelikult ega lapsed ei pea teadma, et selline funktsioon üldse on. Saksa seda ei usu nii. Nojah, pigem see võiks olla lapsevanema enda selline moraalselt kaalutletud otsus või et kas ma tahan pealt kuulata oma lapsehoidjat või kas ma tahan pealt kuulata, kuidas keeruline seltskond, see on igasugused maailma. Just nimelt ongi ja et seetõttu, kui sa annad selle võimaluse kätte, siis mõned kindlasti hakkavad maniakaalselt pealt kuulama, et mis seal lasteaias tehakse ja tulevad pärast ja ütlevad, et aga miks minu laps ei saanud teist supiportsu. aga see niimoodi võib hulluks minna. See lihtsalt sa lähed hulluks ise. Milleks see tehtud on? See on tehtud eeskätt selleks, et kui laps on kadunud, näed küll seda GPS-signaali, aga ei leia teda ülesse, siis võtad nagu viimase vahendina kasutusele selle, et aru saada, kellega ta võib rääkida hetkel, et aru saada, kus ta siis nagu jooksus on. Okei, aga üks asi on veel, ma mäletan, ma vist nägin Henriku telefonis neid, kui ta esimest korda maale tõi neid. Et ma saan küll helistada, aga mul peab oma äpp olema, et seda kella jälgida, eks? Ja see äpp töötab niimoodi, et login sinna sisse. Et see on isegi minu kontoga seotud ikka, et see lapse andmed on nagu... Lapse andmed on igati kaitstud. Seal ei olegi tegelikult mingit erilisi andmeid. Selles mõttes on andmed et kus ta asub ja kõik see, aga see on üks äpp, mis sinu telefonis töötab. Okay. Ja siis sa saad paaritada selle telefoni sinna külge lihtsalt. Telefon ja kell on omavahel seotud, keegi teine kuskilt eemalt sinna sisse ei saa. Ja sa saad seal läbi selle äppi siis näha, kus kohas see laps asub. Saad talle helistada ja sa saad ka määrata, kellele sinu laps läbi selle kella saab helistada ja kes sinu lapsele saavad helistada. Ehk siis sinna ei saa tulla mingid müügikõned keset mingid koolitundi ja nii edasi. Aga kas neid samu asju, samu kellu, sama teenust on ka sellise välimusega, mis ei ole nagu lastele mõeldud? On küll, mul on üks selline. Küsin sõbra pärast. Mina ütleks, et meil on 3 tükki valikus hetkel. Mõtleme, kas valikut laiendada või mitte, aga 2 on sellised võib-olla natukene noorematele lastele mõeldud. 1 on selline päris soliidne musta värvi kell. Aga tõsi, ta on ikkagi lapse peal kasutamiseks mõeldud, et täiskasvanud sa helgida ei tohi. Ei, seda küll mitte, aga mina ostsin ta kunagi, mul küll ei läinud kasutusse, aga mõte oli selles, et kui sa, ma ei tea, lähed jooksma metsa vahel on ju, siis seda 200 grammist suurt telefoni natuke tüütu kasutada, see loksub sul taskus ja 100 häda sellega. Et siis paned selle käe peale täpselt selleks tunniks või 2, mis sa ära oled ja sa saad helistada. Apple Watchi ostad 500 €. Ja mis ei toimi veel Eestis ka isegi GSM-i võrgus. Selles mõttes on täiesti jälle geniaalne toode, et üliväikse raha eest sa saad toimiva telefon kella endale käe peale. Need äppe ja midagi ei ole, on ju, aga sul sellises olukorras sa ei lähe ju mingit Twitterit kasutama kuhugi männi alla. Sa lähed ikkagi midagi muud tegema ja see telefon on sul igaks juhuks lihtsalt. Aga nende äppidega see oli hea, et sa selle mängu tõid, need äppid on üsna õudsed. Et kui ma tahaks näha, kui Elisa selle ära tootestas on ju, et siis ja selle eest kuumaksu küsib, et siis ma väga hea meelega tahaks näha, et te teeksite normaalse, ilusa eestikeelse lihtsa äpi sinna. Aga proovi Maiki äppi. Tegime selle eestikeelseks. Aga Maiki on eestikeelne, see teine, eks ole, see mingi see-kit või mis ta on. See on suhteliselt kole. See on see, mis tuleb siis selle konkreetse kellaga kaasa, seda me puutunud ei ole. Aga Maiki 2 kella mudelit, mis meil müügis on, nende äpid me customiseerisime siis Eesti turu jaoks ära. Ja mõistagi, kui kliendid avaldavad soovi ja soovivad seda edasi kasutada, siis meil on võimalik seda äppi muuta vastavalt kliendi tagasisidele, kuidas iganes. Sest mina leidsin lõpuks mingi venelaste äpi nimega Step by Step, mille eest tuleb maksta küll aastas mingit raha, aga ta on võrreldamatult viisakam ja lihtsam ja parem kasutada kui need hiinlaste omad, mis on ikka täitsa nii, et mingi mees tunni ajaga inglise keelt ei osanud, aga ülemus käskis ära teha, et tegin ära. Ja see on see järjekordne eelis, miks osta meilt see lahendus, sellepärast, et äpp on eesti keeles lihtsaks selle 3. kella äpp ei ole, see on ikka kole.
ja aga noh, see on pigem nagu vaatame kasutajate pealt, ehk et kui nad tahavad seda kolmandat kella kasutada, siis me võime ka selle eestikeelseks teha, võime ka seda äppi. Jah, ilusamaks teha, jah, et see tehniliselt on kindlasti võimalik teha. Selge pilt, kellad randmele ja siis positsioneerima, selline täna digitund ja järgmisel nädalal kohtume jälle. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.